Tere õhtust kõik spordisõbrad! Saade Spordiakadeemia alustab. Tänases saates räägime spordist üldisemalt, selle juhtimisest ja rahastamisest. Jätkame ka rubriigiga vaataja küsimused ja loosime kõikide oma fännide vahel välja ajakirja Sport poole aasta tellimuse. Lisaks läheb sama tellimus uuesti loosi, selleks tuleb ikka liituda meie Facebooki lehega Spordiakadeemia. Huvilistel on võimalik võita ka ajakirja Golf aasta tellimus, selleks tuleb meile endiselt saata küsimusi. Aga nüüd vaatame üle meie tänased põhiteemad. Kes juhib Eesti sporti ja palju neid inimesi on? Kuidas rahastatakse sporti ja palju raha üldse on? Millised alad ja mille alusel peaksid saama rohkem toetust? Sellised küsimused täna loodetavasti siis vastuse leiavad. Meil on stuudios Eesti Olümpiakomitee asepresident ja Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 töörühma juht Toomas Tõnise, tere õhtust! Tere õhtust! No need spordipoliitika põhialused nüüd Riigikogus veebruaris vastu võeti. Tõesti tore, et sellised sammud nüüd spordis astutakse, aga ma võib-olla pikemalt ei hakkakski rääkima sellest, mis sinna kõik kirja sai, vaid pööraks kohe tähelepanu sellele, et juba on leidnud natukene see dokument kriitikat, et võib-olla seal kirja pandu on liiga üldsõnaline. Ma ei ütlegi, et ta täpsem peaks olema, aga millal täpsem tegevuskava valmib või nii-öelda rakendussätted kirja saavad? No ma võtan seda juba komplimendina, et kui ta sai natukene kriitikat, siis ta ei olegi väga halb dokument. Aga eks igal dokumendil on oma ülesanne ja selle dokumendi ülesanne oli siis olla spordipoliitika põhialusteks. See tähendab, ta peab olema väga üldine. Ta peab seadma kaugemad eesmärgid ja need eesmärke oli siis selles suhteliselt mahukas dokumendis, mida spordikongress arutas ja see kitsukesem dokument, mida Riigikogu arutas, oli põhimõtteliselt ju 3. Me tahame, et inimeste elu oleks kvaliteetsem, nad elaksid paremini, huvitavamalt, tegeleksid spordiga, elaksid kauem, oleksid kauem terved ja riik kulutaks vähem raha. Mõistlik, jah? Väga mõistlik. Teine on see, et see keskkond meie ümber oleks sõbralik, et oleks võimalik sporti teha, puhata, erinevad spordirajatised, huvitavad asjad, mida vaadata. No samuti mõistlik ettepanek. Ja kolmas on see, et Eesti riik oleks võimalikult hästi tuntud ja tunnustatud just spordi kaudu. Ja siin me mõtlesime eelkõige meie tippsportlaste tulemused, Eestis hästi korraldatud võistlused, kongressid, üritused. Aga millal nüüd saavad ikkagi kirja konkreetsed sammud, mismoodi sinna jõutakse, võib-olla ka mingid täpsemad summad taha, et millega oleks võimalik nende asjadeni jõuda? No, see on üks protsess, milles me oleme. Kui me oleme praegu seadnud kauge sihiku, siis me hakkame nüüd mõõtma oma samme sinna kauge eesmärgi poole. Ja siin isegi juba selle nädala alguses oli meil kohtumine ja plaanisime, et esimene nüüd jätku töörühma koosolek on 31. märtsil ja nüüd eesmärk on siis see, et jagada nüüd see, ma ei tea, 90 või enam veel nendest eesmärkidest mahukas dokument, jagada konkreetseteks sammudeks ja hakata nendele plaanima tegevusi ja iga tegevus peaks olema kaetud ka rahaga ja vastutajaga, kes teeb. Ja need tegevused omavahel seondatud. Aga kas see nüüd tegevuskava saab ikkagi, ütleme, vähemalt selle aasta numbri sees valmis või mis perioodist me siin kohal räägime? Kuna plaan on 2030. aastani, siis on väga selge, et keegi ei ole võimeline mõtisklema rahasummasi 2030. Nii et me alustame tegelikult lähematest perioodidest. 2016, 2019 see samm. Ja ma arvan, et see saab valmis juba enne jaanipäeva, nii et see peaks olema enne jaanipäeva selge ja peaks olema ka selge siis millises koosluses, milliste inimestega nüüd seda suurt dokumenti asutakse täpsemaks kirjutama ja ellu viima. Aga enne nüüd, kui kuulame tuntud Eesti sporditegelaste võib-olla kriitikat praeguse Eesti spordiseisu kohta, küsiks, et mis on teie arvates põhiprobleemid meie spordisüsteemis hetkel? Noh, kui siuke tänavanurga küsimus oleks, siis ma olen valmis kiiresti ütlema nagu 2 kõige olulisemat muret. Ja esimene on see, et kui me tahame spordis saada tegevust, tulemusi, siis seda tegelikult kõige enam suudavad mõjutada treenerid. Nii et me peaksime suutma tagada treeneritele korraliku palga, korralikud töötingimused. Ja teine, mis teeb muret, on see, et kui me oleme juba aastast
89 võtnud spordiala keskse spordijuhtimise suuna. See tähendab, spordialaliit vastutab kõige eest. Noored, lapsed, veteranid. Siis jama on selles, kui seal spordiliidus on üks inimene, kes tegeleb kõikide asjadega ja praktiliselt ei jõua mitte millegagi tegeleda. Tähendab spordiliitude tegevussuutlikkus, võimekus. Selge, aga enne kui jätkame vestlust, vaatame, mida arvavad spordi hetkeseisust meie tuntud sporditegelased. Ma arvan, üks põhilisi probleeme on see, et kuidas Eesti riigis saab õppida treeneriks, treeneriõpetajaks, kuidas meie haridussüsteem on üles ehitatud, et kui keegi soovib saada võrkpalli või korvpalli treeneriks, et mis võimalused tal on. Ma arvan, see on üks väga suur valukoht. Teine on see, et meil puudub väga selgelt spordikoolide tugev süsteem ja ma arvan, see võiks olla. Ja kolmas on see, et selge on see, et sport on üleüldiselt alarahastatud igas mõttes. Kuidas need probleeme võiks lahendada? No kõigepealt on küsimus selles, et kas me sellised nii nimetatud sikke või tänaseid audentasi vajaksime rohkem üle Eesti. Jah, ma arvan, et vajaksime rohkem. Teine küsimus on rahastuse küsimus, et palju on diskuteeritud, et kas riigiettevõtted peaksid või võiksid rahastada sporti. No ma arvan, et siin pole küsimus, kas nad peaksid, loomulikult peaks. Ja kolmas küsimus on selles, et eks on vaja Haridus-Teadusministeeriumi poolt riiklikku tellimust, et treenerid, kes soovivad õppida treeneriks, vastavad sellel alal, seda saaksid ja seda võimaldatakse. Põhiprobleemid on minu arust need, et sporti tegelikult ei väärtustata. Kui me vaatame ka Riigikogu, siis seal ei ole palju inimesi, keda sport sisuliselt huvitab. Meil on hästi palju alaliitude presidente, poliitikud, kes igal pool on trüginud nendele spordialasid juhtima, mida nad tegelikult võib-olla kokkugi puutunud. Ja siis nii-öelda kaudselt toimub ka, kui me seda võime niimoodi nimetada, korruptsioon, läbi mille siis toetatakse neid spordialasid. Ehk ostetakse endale hääli, ostetakse endale ameteid. See on ka see kommirahade, ehk siis katuserahade jagamise süsteem. Ma nagu näen probleemi selles, et milline oli viimane kultuuriminister, kelle jaoks tegelikult sport oli prioriteet. Tihti hakkabki peast palju pihta. Selle pärast ma võin ka arvata, miks eelarvereal on summad aastaid ühesugused, ei tõuse. Aga oli aeg, kui me nii-öelda lõime neid ministeeriume, ma olin ka seal nagu Pumba juures, et tahtsime teha spordi- ja kultuuriministeeriumi või kultuuri- ja spordiministeeriumi. Me jääme väga sügavasse kaotusseisu, sest minu eest kas üldse asekantsleri nimeline härrasmees seal lõpuks töötas. Ja tal oli sekretär ka lõpuks. Ühesõnaga, kultuurikad tegid meile üks ära. Olgugi, et ta peaks olema selle juures eraldi osakond, eraldi alluvusega, eraldi rahad ja olümpiakomitee peab tegelema, ütleme tõesti suurelt tippspordiga. Praegust on natuke hajali kõik. Tuntud sporditegelaste meelest on murekohti seega väga palju ja selle juurde, et riik panustab sporti vähe, tuleme veel tagasi. Ja ka raha on loomulikult alati vähe, kuid ei räägiks võib-olla sellest, et kui palju seda raha võiks olla, vaid pigem kuidas seda ikkagi kasutada. Ja praegu jääb ikkagi, ma saan aru, paljude inimeste jaoks selgusetuks tegelikult see, et kuidas sporti rahastatakse, et Eesti Kultuuriministeeriumist, Kultuurkapitalist, Hasartmängumaksu nõukogust ja lisaks veel Eesti Olümpiakomitee seda raha jagab, et kas ei võiks ikkagi olla see süsteem selgem, arusaadavam, kontrollitavam või milline on teie arvamus? Me oleme rehkendanud palju Eesti spordis liigub raha. Ja ma olen jõudnud sellise summani 135 miljonit eurot. On raha, mis liigub organiseerunud spordi liikumises. Ja kui nüüd vaadata, kui palju sellest on avaliku sektori ehk siis riigi keskvalitsuse raha, siis ta on umbes 17-18 miljonit. Ja nüüd, kui jutt käib nüüd raha jagamises, siis kõik vaatavad just nagu selle 17-18 miljoni peale, mis tõesti on nii killustunud, ütleme vähemalt 3 ministeeriumi, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja Sotsiaalministeerium, vastavalt siis oma nagu erialale või erisusele ja Hasartmängumaksu nõukogu ja Kultuurkapital. Mõtlemise koht, sest et ka Riigikontroll, kui ta 2011. aastal analüüsis spordi olukorda, tegi sellise märkuse, et väga kaootiline rahastumine väga erinevatest kohtadest. Et oleme ka ise mõelnud, et võiks olla tegelikult mingi spordisihtkapital, mis koondaks, aga ta saaks koondada parimal juhul kas Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu rahad.
ja ministeerium jääks ikkagi tegelikult oma siis nagu tegevustoetuste juurde. Aga ikkagi, kas on lähiajal mõeldud või vähemalt välja pakkuda mingile arutlusele, et need sammud astutaks või miks siis ikkagi ei saaks näiteks üldse kogu riigi raha Kultuuriministeeriumi kaudu liikuda? Kindlasti saab, aga ma arvan, et küsimus ei ole ka nüüd selles orkestri ümberpaigutamises, et paneme pillid teistpidi, siis on nagu muusika kõvem või parem, vaid tegelikult me tahaksime ju tuleks juurde ressursse spordile. Ja kui nüüd tekib juurde, on ta siis, ma ei tea, kas siin riigiettevõtete suunatud maksude näol riigieelarvesse, mis tulevad sporti ja tegelikult sport vajaks rohkem raha, see on kõigile selge. Aga raha teemal jätkame vestlust hetke pärast, kuulame nüüd veel spordiprobleemide kohta. Minu jaoks nagu eriti hingelähedane on erisoodustusmaksu kaotamine spordiga tehtud kuludelt. Näitavad ju kõik uuringud, et üks sinna panustatud euro toob 5–8 korda tagasi. See, et sellest mõned inimesed aru ei saa, on tõesti väga kurb ja tänu sellele, et mõned inimesed sellest aru ei taha saada, on aastaid see tegemata ja kes siis kannatavad inimesed, kannatavad sotsiaalkulud, tervisekulud, keda meil tuleb ravida, kannatavad ka tegelikult spordibaasid, kes saaks endale kliente juurde, läbi selle käibemaks riigile laekuks, kõik kannatavad. Meie riigi rahakott on õhuke, jääb õhukeseks, siis me paratamatult peame tegema mingeid valikuid ja minu isiklik arvamused valikud peaks olema tugevamad, konkreetsemad ja võib-olla ka kõige suurem viga, mida mina näen üldse kogu spordipoliitikas see, et meil ei ole eesmärki. Kui tippsportlane läheb võistlustele, ikkagi tal on mingi eesmärk tulla finaali, tulla medalile, pääseda lõppvõistlusele või pääseda üldse olümpiamängude. See on konkreetne eesmärk ja selleks on vaja tegevuskava. Kuna eesmärki nagu ei ole, siis on nagu raske seda tegevuskava teha. Et minu arvates lähiaastate jooksul kogu spordi üldsus me peaks suutma maha istuda ja teadma, mida me tahame saada Eesti spordilt 2025 või näiteks 2024 on olümpiamängud. Võiks nii olla, et tööandja võiks tegelikult maksuvabalt toetada oma inimesi, et ta ennast taas toodaks pärast pingelist tööpäeva ja läheks natuke teeks trenni. Kas mängis golfi või mängib korvpalli või jookseb või läheb jõusaali. Et tegelikult võiks tööandja aidata, aga miks täna tööandja ei aita, on see, et tulevad erisoodusmaksud peale, tegelikult läheb väga kalliks. Ja sellega võiks meie Riigikogu tegeleda, seal on tippsportlasi igasuguseid, nüüd ka küll ajakirjanikud ja kes iganes sinna planeerivad minna ja kandideerivad, võiks mõelda ja Eesti Olümpiakomiteel oleks ka siin ikkagi selles mõttes nagu suur töövaldkond ees, et meie rahva tervise eest väga tugevalt seista. Sellised mõtted siis sporditegelastelt, aga kuidas suhtuda esitatud kriitikasse maksusoodustuste osas? Ega nüüd maksusoodustustega sporti väga oluliselt ei toetata. Et praegu kõige toimivam maksusoodustus on tegelikult tulumaksu seaduses sätestatud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri. Nii et kui keegi spordiklubides, spordiliitudes saab sinna nimekirja, siis tal on päris tuntavad soodustused. Ta saab sponsorlust niimoodi, et sponsor ei pea maksu maksma, ta võib teha ise kulutusi spordi jaoks. Aga kas riik peaks muutma ära selle seaduse ja ikkagi võimaldama ettevõtetele toetada oma töötajate sportimist siis maksuvabalt? Nüüd me hüppasime teise teema juurde, eks ole, see on see teine võimalik soodustus, mida praegu ei ole. Ja see on nüüd see, et kui tööandja siis ostab oma töötajatele kas ujularaja või teeb neile mingi sportliku ürituse ja ta maksab selle eest raha, siis see kuulub maksustamisele erisoodustusmaksuga. Nii et see puudutab tegelikult valdavalt nagu tööandjate panust inimeste sportimisse. Ma arvan, see võiks olla, sest see kindlasti ergutab päris paljusid sportima ja ergutab koos peredega sportima. Kurb on muidugi see, et see on suhteliselt kehvalt kaardistatud tegevus. Ja ma arvan, ma tean, et sellist lõiku nagu üldse erisoodustusmaksude nagu loetelus nagu nüüd see spordi eest ei olegi olemas. Ja ma arvan, et ka paljud ettevõtjad teevad seda niikuinii teise nime all, teise sildi all. Ja miks siis mitte seda legaliseerida ametlikult ja lubada siis seda teha maksuvabalt. Nii et ma nõustun eelkõnelejatega loomulikult.
Aga läheme nüüd saavutusspordi juurde, et arengukavas on kirjas punkt, et plaan on kaasata paremini riigi osalusega või siis riigiettevõtete nii-öelda panust siis saavutusspordi toetamisel, et selleks on siis kavas luua mingi fond, mille kaudu siis hakatakse rahastama, et siin ütleme selliseid süüdistusi, nagu tegelikult videoklipis ka esitas Toomas Tõniste, et korruptsioonikahtlust ei tekiks, siis fondi kaudu seda rahastatakse, aga idee suurepärane. Miks ei ole tehtud varem, mismoodi see ikkagi peaks toimima? Noh, ma arvan, et nii see jääb alati olema, et spordirahvas teeb ettepanekuid, otsustavad poliitikud. Ju siis nad ei ole veel jõudnud nii kaugele, et seda otsust langetada, aga ma arvan, et kõik need sündmused, mis meie ümber tiirlevad, nii meeldivad kui ebameeldivad, juhivad aina rohkem selles suunas, et see otsus võiks nagu tulla. Ja põhimõtteliselt, kui riigile kuuluvad ettevõtted või aktsiaseltsid või mis iganes teenivad kasumit, siis riik võiks seda suunata ju tõesti sporti ja tal on ju 2 lihtsat võimalust. Üks on võtta see eelarvesse ja siis toetada läbi eelarve sporti. Teine võimalus on anda siis ettevõtetele õigus toetada sporti otse ja nüüd see fondi ettepanek oli see, et miks mitte anda see raha siis neile, kes tunnevad sporti, teavad, kuidas seda raha paremini kasutada ja toimuks selle fondi kaudu. Nii et mis iganes ettepanek on hea, ainult et tahaks tõesti lisatoetus spordile, see on see tulem. Aga vaatame, millised ettepanekud on veel Eesti sporti panustavatel inimestel. Mulle tundub, et kogu see Eesti spordijuhtimise struktuur, et see on lihtsalt, mina küll ei ole aru saanud. Olles ise olnud aastaid spordijuhtimise juures kõrgel tasemel, eks ole, Tallinna spordikomitee esimees ja olnud nii-öelda alaliitudes juhina. Midagi oli nagu, sa tundsid, et on mingi organisatsioon, aga praegust on mingisugune paar inimest on Kultuuriministeeriumis, siis olümpiakomitee see peaks tegelema olümpiaasjadega. Nüüd nad jagelevad seal rahadega. Siis minu meelest ei ole tänase päevani selgeks tehtud, kus need rahad siis lõpuks tulevad. Ega ma õigesti aru ei saagi, kes siis täna meil Eesti riigi sporti juhib. Ehk et tegelikult rahastamine ja sellised õigussätete loomine on Kultuuriministeeriumi poolt. Nüüd raha jagamine toetuste näol käib siis erinevad, kas on see kultuurkapitali või harrastusmängu rahade kaudu. Ja EOK tegelikult oma olemuselt on ju MTÜ, kes siis nii-öelda ka vahendab neid toetusi, mis spordialaliitudele ja või spordiklubidele jagatakse riigi poolt. Aga kes siis lõppkokkuvõttes spordipoliitikat peaks nagu looma? Et minu meelest on siin täna peale seda, kui Eesti Spordikeskliit ühendati olümpiakomiteega, siis kadus see järjepidevuse side ära, et see on nagu kurb, aga küll ma arvan, et Kultuuriministeerium peaks kindlasti siin juhtrollis olema. Teada on ka see, et nad on ju tegelikult väga väike osakond suures Kultuuriministeeriumis ja seni, kuni sa oled seal pika koridori viimases lõpus, sinu häält on võib-olla väga raske nagu ka kuuldavaks teha. No on ju öeldud, et spordiministeerium on Eesti Olümpiakomitee. Küsimus on see, kui hästi, kui aktiivselt või kui halvasti ta täna spordi katusorganisatsioonina seisab. Et kas sport võiks olla kuidagi fokusseeritud või paremini välja toodud avalikus sektoris, siis ma ütleks jah, kindlasti. Kas oma ministeerium, ma mäletan, et leedulastel kunagi oli endine korvpallur Kurti Naitis oli veel spordiminister, aga ma ei arva, et täna Eestil on vaja eraldi ministeeriumi, küll spordi, osakaal sellises kultuuri osas kindlasti peaks tõusma. Teame, meil on väike riik, kas me vajaksime eelis arendatavaid alasid? No seda on küsitud eriti viimasel ajal, et on küsitud, et kas jalgpall võiks olla eelisarendatud ala või kas korvpall võiks olla eelisarendatud ala. No teatud valik on tegelikult rahastussüsteem teinud ja neid on 10 alasid, mida rahastatakse. Ma ei ole seda meelt, et me peaks ütlema kuidagi üleriigiliselt välja, et võt see spordiala X on nüüd eelisarendatud ja sinna tuleb siis investeerida ja anda tegevuskulusid ja hoida seda kuidagi erilises fookuses, et ma arvan, et me ei leia sellist ala. Teatud spordialad
peaksidki toimima vabatahtlikkuse alusel ja ei peaks olema kõik spordialad, mis iganes ka harrastatakse, toetatavad nii-öelda siis kas kohaliku omavalitsuse või riigi poolt. See on ikkagi tuleks mingi prioriteetsus luua ja vastavalt sellele ka siis seda toetada, selle tegevust. Tallinna linnas oleme võtnud seda, mis on nagu kõige rohkem harrastatavad spordialad ja mis on traditsioonilised siin Tallinna linnale. Ja mina arvan, et see on üks kindel tee. Me täna näeme, et võib-olla see 25 prioriteetse spordiala, mis meil on välja valitud, on liig suur, et seda tuleks võib-olla vähendada veel. Ma arvan, et need eelisarendatavad spordialad peaks olema ja tegelikult meil on ju teada ka need spordialad kõik, mis on siin au ja kuulsust Eesti rahvale toonud, mis on laia kandepinnaga. Samas tegelikult mingil määral see süsteem praegu toimib, et on teatud arv spordialasid, mis saavad ligi poole riiklikust toetusest. Eelisarendatavatest aladest räägime hetke pärast, kuid tuleks nüüd veel korraks spordi juhtimise juurde, et Kultuuriministeeriumis töötab ligi 80 inimest ja neist vaid 3 spordi peal, et kas see ei ole ikkagi mõeldamatult vähe, et nad ei jõuagi ju kõigega tegeleda ja tegelikult peaks ju sport riigile prioriteetseks olema. See sport on ju nii terviseprobleemide ennetaja, kuritegevuse ennetaja ja siis veel kõik muud sellised sportlikud hüved sinna juurde. Ja lisaks veel ütleme huvide kaitse, sest et tegelikult ju liigub selles ruumis hästi palju seaduseelnõusid. Ja keegi peaks ju vaatama ka need eelnõud üle selle pilguga, et kas on spordile kasulik, kahjulik, kuidas ta mõjutab, kuidas ta ei mõjuta. Nii et jutt on õige, et tegelikult peaks selle 3 inimese asemel olema küll tükimad rohkem. Ja seda, et neil nüüd tööd ei jätkuks, seda ma küll ei karda, aga samas ma ei ole ka nõus kõnelejatega, kes ihkavad mingisugust väga tugevat keskvõimu, et sellist nagu suure tsaari igatsus, et nüüd tuleb üks tark tsaar või tark minister või ministeerium ja ütleb, et poisid nii on ja teie ainult täitke, aga mina annan teile korraldusi. Et Eesti spordisüsteem on ikka kasvanud hoopis teistsuguseks. Et selle 25 aastaga on ju kujunenud välja tugevad üksused ja tegelikult ka Kultuuriministeeriumi või siis ka linnavalitsuse spordiosakonna ülesanne on tegelikult ju aidata neid inimesi sportima, kes seda tahavad teha. Nii et mitte tegelikult juhtida sporti, vaid just luua tingimusi ja võimalusi. Aga siiski tuleks ju inimesi ikkagi rohkem spordi juurde ka selles mõttes, et riiklikult kaasata ja eks selge on see, et see osakaal peaks igal juhul ju suurem olema. Võib-olla ka tegelikult mängima ümber, et spordi viima mõne muu ministeeriumi alla, et siin Euroopas on päris palju praktikat, et haridusministeeriumiga on hoopis koos ütleme siis spordivaldkond või te ei leia seda? Maailm on täis erinevaid näiteid, on kaitseministeerium, põllumajandusministeerium, mis iganes. Aga küsimus on selles, et meil peab olema inimesi, kes tahavad sporti korraldada. Spordiklubid, spordikoolid, treenerid ja nendele tuleb luua tingimusi. Need tegelikult taandub kõik küsimus praegu soodsa seadusruumi ja rahastamise taha. Aga nüüd on aeg jõudnud vaataja küsimuseni ja seekord valisime välja Katrini küsimuse, sest see puudutab ka meie tänast teemat. Küsimus oli, et kas Eestis võiks olla riiklikul tasandil eelisarendatavad alad, et ma ütleme lisaks siia võib-olla omalt poolt veel selle, et kui oleks ettepanek, et loomulikult me toetame laste sportimist, aga just eelisarendatavad alad siis saavutusspordi osas. Ma torman vastuse lõpu juurde kohe, ma ei ole selle ettepaneku pooldaja. Et kui lugeda nüüd ka seda meie spordipoliitika põhialuseid, siis me tahame, et inimesed tegeleksid spordiga, liiguksid. Mis alaga? Igaüks tegeleb selle alaga, mis talle meeldib. Nüüd, kui me arutame, kas Eestis on välja kujunenud erinevate spordialade toetamise aktsendid, siis ma ütlen, et kindlasti on, sest et 3 ala võtavad umbes 1/3 kogu üleriigilisest saavutusspordi rahast. Ja esimesed 15 ala saavad 75% rahast. Nii et tegelikult on need jõujooned välja kujunenud, nii nagu ka meie kolleegid väitsid ju intervjuudes. Aga selles mõttes, et teha kas mingi riiklikult või parteiliselt, et on olemas 2 või 3 ala, mida rahastatakse ja kõik peavad nendega tegelema, tundub, et see aeg on möödas. Aga igal juhul Katrinilt hea küsimus ja olete siis võitnud ajakirja Golf aasta tellimuse ja võtame pärast saadet teiega
ühendust. Küsimusi saab meile aga jätkuvalt saata e-posti aadressil spordiakadeemia@tallinnatv.eu või meie Facebooki lehel facebook.com/spordiakadeemia. Jätkame aga meie vestlust ja arengukavas on kirjas, et soovitakse edasi arendada spordialaliitudele suunatava riikliku saavutusspordi toetuste süsteemi. Et mismoodi see siis peaks olema? No selleks me peaksime vaatama, mismoodi praegune süsteem toimib ja me saame väita, et saavutusspordi rahastamine toimub praegu valdavalt hasartmängumaksul baseeruval toetusel. Hasartmängu seadus sätestab, et ligi 12% siis sellest maksust suunatakse sporti nii olümpia ettevalmistusse kui muudeks spordiprojektideks. Ja selge on see, et sellest on vähe, et seda jagavad ju päris mitmed kümned spordialaliidud ja 100 sportlased. Nii et kui siia juurde õnnestuks nüüd siis kuidagi mõistlikult keevitada, sulatada nüüd selle riigi ettevõtete toetus, kui siia õnnestuks plaanipäraselt juurde tuua juba rakendunud tegelikult ka laste ja noorte treenerite toetus, mis võiks nagu aastalt aastasse kasvada, siis me võiksime jõuda tegelikult päris soovitud resultaadini, kas aastaks 2030, aga ma loodan, et varem. No loodame. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja ajakirja Sport poole aasta tellimuse, seda kõikide meie Facebooki lehega liitunud fännide vahel. Olen nummerdanud kõik meie fännid 1-352-ni ja Toomas, ole hea, ütle üks number. 224. 224, otsime kohe välja ja võitja on Anti Kustasso. Palju õnne, Anti Kustasso, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh Toomas Tõnise stuudiosse tulemast ja soovin siis Eesti spordile edu ja eelkõige jõudu arengukava rakendussätete koostamisel. Siirast tänu. Meie aga jätkame nüüd veidi lõbusamal teemal ja räägime muruniidukite võidusõidust. Tere tulemast Leikureideni Le Manile, võistlusele, millest tänavu võtsid osa Soome, Eesti, Luksemburgi ja Suurbritannia võidusõitjad. Tõelisele kiiruse hullude alale, kus 14 tiimi esindajad pidid 12 tunni jooksul läbima võistluseks spetsiaalselt ettevalmistatud 700 meetri pikkust ringrada nii mitu korda kui võimalik. Ja nagu näete, siis seda kõike tuli teha murutraktori roolis. Nagu mainitud, võttis suurest võistlusest osa ka Eesti esindus, kes võidusõitu ka pikalt juhtisid, kuid kahjuks tuli tehniliste probleemide tõttu endast mööda lubada meeskond Luksemburg, mis oli kooslus Suurbritannia ja Luksemburgi sõitjatest. Lõpuks võitiski Luksemburgi meeskond läbides 12 tunniga jäi seal rajal 843 ringi. Yeah, it feels great. It's cold, feet are full of water and ice and slush, but to be able to say you've done it on grass as well as ice is amazing. Eestlaste meeskond kaotas võitjatele 37 ringiga ning vastutasuks saadi 14 tiimi konkurentsis kõrge teine koht. Selline oligi seekord Spordiakadeemia. Uued teemad juba 2 nädala pärast ja siis loosime ka taas välja ajakirja Sport poole aasta tellimuse kõikide vahel, kes liituvad meie Facebooki lehega Spordiakadeemia. Järgmine saade on eetris 23. märtsil kell 21.45. Sellel nädalal on aga Tallinna Televisiooni eetris VTB ühisliiga mäng BC Kalev Cramo ja Nymburki vahel, mis algab pühapäeval kell 17.00 ning seejärel kell 19.15 näitame Kristjan Kanguri koduklubi Varese mängu Milano Armaniga. Nädala pärast esmaspäeval on aga kell 21.45 eetris saade Pallkorvi. Sportliku nädala jätku ja uute kohtumisteni!